lõpuks oleme jõudnud siis uuesti garaaži. Mitu kuud on möödas eelmisest nokitsemisest. Aga seekord alustame siis sellest puhuri korpuse parandamisest, õigemini selle klappidest, millest ma ühes videos mainisin. Et selle vana radiaatori ma võtsin siit juba välja. Tegelikult selle nagu midagi viga ei olnud peale selle, et ta oli aastast 95. Et igaks juhuks ma juba vahetaks ära, et see ei ole siuke töö, mida nagu 2 korda viitsiks teha, et ikkagi kogu armatuur ja kõik tuleb välja võtta. Aga sisuliselt, et nüüd neid klappe parandada, siin on näha, see porolon on kõik lahti. See lihtsalt lendab puhuri aukudest välja, siis on armatuur siukest pudi ja pahne täis. Sealt nendest siis aukudest ta tulebki. Vaatame piilume korra siit ka. Ega see ka just väga parem ei ole. Ja siis peaks olema veel siin vahel klapid. Okei, see on juba plastmass isegi. Ja siin keskel peaks üks veel olema. Seda väga hästi praegu ei näe. Ma võtan lahti, siis näeb paremini. Aga sisuliselt 1, 2, 3, 4 klappi on kokku. Et parandame need ära. See kast käib siis lahti siit sellistest plekkklambritest sisuliselt, lapiku kruvikeerajaga. Siit lahti nokitseda. Et siit keskelt pooleks ja siis omakorda käib siis see osa keskmise ahju küljest lahti ka plekkklambritest. Et neid on siin ümber ringi umbes 6 tükki, et ma lasen need lahti ja siis näitan, mis siin sees paistab. Nii ma võtsin ta nüüd pooleks. Et juba on siin nagu näha, põrand on rämpsu täis. Et siin on siis klapp, mis peaks reguleerima siis väljast külma peale tulemist. Et see nagu ei tööta mitte ühestki otsast nagu näha. Et sisuliselt ei ole vahet, mis asendest on, ta puhub igatepidi läbi. Ehk siis see on täiesti pekkis. Nii, kui nüüd see omavahel oli koos siin 6 klambriga, siis omakorda siin ringiratast on neid ka umbes 6 tükki. Ja nüüd ma keelan need lahti ja siis ongi see kast pooleks. Ja siis saame hakata juba neid klappe reaalselt parandama. Seest on ta siis selline, kui ta on nüüd pooleks tehtud. See on plastmassist klapp, siin oli mingi porolon pehmenduseks pandud, aga ma selle hõõrusin ära. Muidu see hakkab ikka lendama aukudest läbi. Siis nagu näha, siin pole mitte midagi järgi. Unik pahne. Nüüd ma võtangi need ükshaaval siit välja, puhastan ära ja siis asemele needin siis tihendipapi, selle versiooni, mis on seest metalliga. Et see jääb siis kindlasti tugev, ei saa pehmeks minna, ära lennata ja kohe näitan, kuidas see käib. Parandasin siis tihendipapiga need klapid ära. Selle välimise jätan niipidi, sisemise niipidi. Välimine reageerib seda siis ainult, et kas keskelt aukudest tuleb siis nagu õhku. Sisemine on siis kõige tähtsam, see mis kõige rohkem rivadeks oli. Et see on siis just külma ja sooja vahetuseks, et siis see lohk on ju siin selle radika oma. Ja siis siit reguleerib, et kas see õhk käib siis läbi radika või siis tuleb siit mööda, ehk siis mööda tulles tuleb külm õhk. Ja läbi radika saab siis sisse sooja. Nüüd tuleks siis katus ka sellele kastile peale panna ja siis võib selle operatsiooni lugeda lõppenuks. Nüüd, kus meil on klapid parandatud, siis proovisin ka üle, et kõik liiguks ilusti. See keskmine nupp siis liigutab praegu seda külma ja sooja. Et siit sees siis seda klappi. Ja see äärmine nupp siin. Panen siia kohe nupu otsa. See siis jagab õhku. See ilusti toimib.
Nüüd saame siis salongi radika paika panna, selle ma panen 6. Nii, see läheb siis Nissansi oma, neid ma olen varem ka kasutanud. Sooja saab küll, kuigi kaabriga koos talvel ei sõida, nii et see väga määrav ei ole, aga pigem ongi siuke normaalne panna, et mis lekkima ka ei hakkaks. Et siis tuli see svamm ka siia kleepida. Et see oli siuke meisterdamise osa. Need ribad olid pakis kaasas, 2 tükki lähevad külgedele ja 2 kitsamat lähevad siis servadesse. Ja see viimane osa on nüüd lihtne. Tuleb ta lihtsalt siia augu kohale panna ja oma pesasse libistada ilusti. Tal on ka need kruvikohad, aga originaalis neid ei kasutatud. Põhimõtteliselt oli nende nõksude taga kinni ja ega tal siit kuhugi minna ei ole, nii et ei ole väga vaja pead vaevata sellega. Aga nüüd prooviks selle kasti uuesti auto külge tagasi saada, siis on lootust ka torustik eest kokku panna ja seest poolt saaks armatuuri tagasi panna. Ja nüüd on siis siinmaal, et sain selle parandatud kasti siia autosse tagasi. Siis on siin ta kõik paigas. Et siin seespool nagu otseselt kinnitusi ei ole. Et see tuleb siit läbi tulemüüri lükata, siin sees on käinud see konks. Järgmisena ma armatuuri ikkagi enne tagasi ei pane, kui ma selle esimest korda käima saaks. Aga käimapanekuga ongi siuke huvitav aga, et meil on vaja natuke mootoriplokki modifitseerida. Et siin samas on siin anduri juures, seal ma tõmbasin ühe kriipsu ploki peale, ma ei tea, kas paistab, aga põhimõtteliselt mul on vaja sealt freesiga plokki natuke maha lasta. Sest anduri juhe jääb segama ja andur ei ulatu ilusti lõpuni. Ja sellepärast siis ka põhimõtteliselt ta ei loe mootori pöördeid. Et miks ma arvan, et viga on selles, sest ma kontrollisin kõik muud asjad üle. Ehk siis juhtmed kontrollisin läbi, teist andurit proovisin. Jah, aga see on muud väga üle jäägi, et kui see kaugus on vale järelikult. Ehk siis siuke paar millimeetrit ja sellest pärast ei töötagi. Nii, siit ma olen generaatori vahepeal külge pannud. Sellel vahetasin siis pingeregulaatori koos harjadega ära. Et sai kenekarihma ka peale. Et see värk on ka küljes. Siis kütusetorusid hakkasin sättima. Pidurile ehitasin vaakumvõimendi toru. Ja siit poolt panin siis blow-offi külge. See on F-mikist tellitud 3 erineva vedruga, et saab panna tugevamaks, lahjemaks, kuidas vaja on. Siis selle turborõhu solenoidi panin külge. Vaakumvoolikuid sättisin. Siin jah, näeks tegevust veel jagub. Ja siit ma hakkasin neid torusid sättima. Idee poolest lähevad need siis nende otstega kokku, mis siin paistavad, aga ma natuke sätin neid teise nurga alla. Siis põhja alt ma juba vaatasin ka, kuhu läheb pump siis. Et kuna see oli diisel, siis kütusepump puudus. Pump on mul seal istme peal. Sellele ma mõtlesin siukse huvitava süsteemi välja, et see oli 2.044 pumbahoidik. Siia kõrvale tühja auku ma panen filtri, et siis nad on koos. Cabriol originaalis põhja all on ka mingisugune klambritega leiutis, ma pole kunagi näinud, sest diiselautol ei ole seda. Ehk siis tulebki ise ehitada. Siin on 2 kinnituskõrva. Nende jaoks ma pean sinna alla midagi leiutama, auto all mingisugused augud on selle originaalpleki jaoks. Tuleb kuidagi oma vahe kokku panna. Aga sisuliselt siit tuleb 14 mm voolik sisse, siuke jupp tuli auto alt kerest välja. Seal oli tehase poolt üle pressitud kokku see 14 mm 8 mm peale. Ja siit otsast tuleb siis meil 8 mm välja, ehk siis see läheb juba selle ülejäänud trassiga kokku. Aga enne seda käib ta siis filtrist läbi.
eks ja järgmine kord tahaks selle anduri ploki kohe ära freesida ja siis äkki saaks ta nagu päriselt esimest korda käima ka panna.